Intervjuu Viru meedias. Pane kõr peale, Viru meedia kõlab. Siin räägitakse sinu keeles, ühendab kohalikud juured ja ülemaalised teemad, värsked saated, mõttevahetus, teravad küsimused ja inimesed, kes loovad homset. No nii, tere õhtust Viru meedia kuulajad ja vaatajad. Täna vestleme teemal, mis toimub siis Võrumaal homme 20. Mis täpselt, kus te olema peate, sellest saame varsti teada. Vestleme siis ühe naisega, kes on Võrumaal teada tuntud, naine nagu orkester. Tegemist on siis MTÜ Meie Nursipalu liikmega. Siis on Rõngu või tähendab Võrumaa vanemate kogu liikmega ja Rõngu vallavolikogu liikmega. Natukene puterdan ei ole ammu eetris olnud. Tere õhtust, Marika Niidumaa. Tere õhtust. Teen kohe väikse korrektuuri, et Rõuge, mitte Rõngu. Ma ütlesin, vabandust. No nii, eigast midagi tulevad vead ikka sisse. Selline see elu juba kord on. Nii, homme siis 20. kell 12.00 kuni 15.00 toimub midagi Võrumaal ja sellest me kohe vestleme sinuga hakkamagi. Mis täpsemalt siis toimumas on, milleks inimesed valmis võiksid olla ja need, kes veel täna mõtlevad, et mida homme teha, homse vaba päevaga, teatavasti on kalendris punane, siis nii, saad sina siis meile rääkida sellest. Ja homme siis kõigile, kes soovivad veeta sisukalt, mõtestatult ja samas toredasti taasiseseisvumispäeva, siis kutsungi Võrumaale, meil toimub Vabaduse teesõit. See on siis, sõidame autodega Sõmmerpalust Nursi. Seda toimub Nursis külaplatsil. Selline, ütleme, seal on kõned, arutelu, rahvamuusikud, noored tulevad meile sinna meeleolu looma, võtame kaasa piknikukorvid ja sellel aastal on ta meil rohkem mõeldud selliselt, et me rohkem arutame teemasid, meil on kõnemikrofonid, inimesed saavad sõna võtta, arvamust avaldada, seisukohti, mõtteid vahetada, selline et ühest küljest on see protestisõit selle vastu, et Võrumaa oleks jätkuvalt inimestele elamiskõlblik, et ei suletaks seda Sõmmerpalu Nursi teed, et sellepärast me seda sõitu ka teeme sellel teel, et Nursipalu laiendamisega on plaanis see tee sulgeda ja me ei saa lubada, et Eestis tänasel päeval tehakse selliseid 10 000 hektareid suuri kinniseid tsoone. Et see on meil juba selline traditsiooniline sõit,
et me esimest korda sõitsime seda Vabaduse tee sõitu nüüd juba aastal 2023 jaanipäeval ja nüüd me oleme siis juba nagu igal aastal seda sõitu teinud. Ja praegu on see tee meil vaba, sõidetav on lahti ikkagi olnud siiamaani. Sa mainisid siin, et jah, homme on siis nii-öelda taas iseseisvumispäev, aga mainisid sõna protestisõit, et mille vastu siis Võrumaa põlisrahvas protestib, kui nii võib küsida? Jaa, et see on ikkagi kõik seotud selle Nursipalu laiendamise plaaniga ja nagu me tänasel päeval näeme, siis selline suhtumine on nagu Eestis valdav, et keegi kuskil üleval justkui teab, kuidas teised peavad siin eri Eesti piirkondades elama ja tullakse erinevate arendustega ja inimesed ongi sunnitud oma kodude kaitsele. Et nii ka Võrumaal see Nursipalu asi hakkas pihta, siis nüüd me näeme, et neid arendusi erinevaid on üle Eesti, olgu see siis kaitsetööstuspark, oli see fosforiidi teema, Rail Baltic, kaitseväe varustus, laod, tuulepargid, et meil on nagu homme arutelu lauas on palju selliseid teemasid, mis nagu puudutavad väga paljusid inimesi. Ja me homme neid küsimusi seal tõstame, et me oleme ürituse sündmuses need küsimused ka seal infos need püstitanud ja proovime homme siis nagu avada neid teemasid. Ja me protest selle Nursipalu laiendamise vastu on jätkuv ja visa, et tänasel päeval on seis selline, et jah, on kodusid omandatud, aga ütleme niimoodi, et uusi sihtmärgialasid veel tehtud ei ole ja asi on kohtus, et lõpplahendust ei ole praegu teada, et ei tea ka kuna tuleb, et praegu on alles asi esimeses astmes. Kas on, jälgides seda meediapilti või uudiseid, kuuldes üht-teist, mis puudutab siin siis Aadmuse Eesti Rahva liitlasvägesid, nende liikumisi ja liigutamisi, siis kas Võrumaal on läinud rahulikumaks elamine, olemine või jätkub kõik samas vaimus, paugutamine käib hommikust õhtuni igal päeval või kuidas sellega praegu hetkel teil seal on? Jaa, see suvi on olnud tunduvalt rahulikum. Me näeme, et kui liitlasväed on praegu siin, ma näen, et neid ei ole nagu siin eriti näha. Mingi väike koosseis vist on siin sellel Tšaasungelmaa linnakus, mis tehti, aga ütleme, et kohaliku jaoks on olnud see suvi kindlasti rahulikum, et meil on küll see nii-öelda vana Nursipalu ala on ju, seal mingid laskeharjutusi tehakse, aga ei saa võrrelda näiteks suvepaariga tagasi, kui näiteks mingi aeg oli selline, kus Rõuga vallavalitsus näiteks andis mingi eriloa teha ka 2 ööpäeva järjest laskmisi. See oli nagu, see ületab taluvuspiiri ja see, kui sellest Nursipalust on räägitud just kui mingist 21 pere loos, siis tegelikult see ju puudutab sadu peresid, kes siin, tegelikult tuhandeid, kes siin ümber elavad, tuhandeid inimesi, et ma ei tea, kas ma nüüd vastasin su küsimusele, aga... Ma sain küll vastuse, et on rahulikumaks jäänud, mille üle minul siin Virumaal on väga hea meel. Hea meel on seda kuulda, eks ma olen ühest, teisest, kolmandast kohast ka seda kuulnud, aga võib-olla mitte kõik. Et oled ka, oli nüüd Rõuge, jah? Rõuge vallavolikogu liige, et osutusid valituks sügisel.
et kas vallavolikogu, ma ei tea, kas sa eelnevalt oled olnud volikogus, aga on see ka andnud mingeid hoobasid juurde, et MTÜ Meie Nursipaluga seotuna neid, kuidas öelda siis, neid asju ajada seal Võrumaal, midagi parandada, edendada, edasi viia, on see andnud midagi juurde? Liitlasi, praegu näiteks mingis mõttes et ütleme, et need liitlased, kes on olnud kõrval, need on olnud juba pikalt ja tegelikult ma julgen küll öelda, et liitlasi on juurde tulnud ajaga ja kohati on, vaata, kui on sellised rasked teemad, siis inimesed ju väsivad ära nendest, siis mulle tundub, et kuna siin on nagu kogu aeg nagu inimesed tunnevad omal nahal, on ju mingid survet, on ju mingite otsuste tõttu, siis inimesed ei väsi ära, vaid on jätkuvalt kõrval ja mõttekaaslasi, ma ütleks, tuleb pigem juurde. Et volikogust rääkida, siis paraku me oleme praegu opositsioonis, aga kindlasti mingisuguseid teemasid tõsta on lihtsam ja ma ütleks, et võib-olla ka infot saada ja vahetada on nagu lihtsam. No kindlasti jah, see positsioon midagi lisab, et eks ma seda vastust enam-vähem ette aimasin, kuid siiski jah. Aga nüüd rääkides homsest päevast, siis olete selle minu arust väga kenasti pealkirjastanud ja sõidame, et hoida elu ja meie Võrumaad, just nimelt siis seda oma maad, et esinejaid on mitmeid, mul on ka see esinejate nimekiri ees ja need teemad, millest te rääkima hakkate, ma võib-olla siis intervjuu lõpus või vestluse lõpus siis loen selle veel korraga üle, et sina ise võtad ka seal ju sõna, Marika Niidumaa tõstatab küsimuse, kas meie kodud on kaitstud. Et mina, kes ma homme kahjuks kohale olla ei saa ja see vähene, mis ma täna teha sain, oli siis sellest sinuga siin vestelda põgusalt, et kuidas sulle endale siis tundub, kas meie kodud, eelkõige teie seal Võrumaal, kas teie kodud on kaitstud? Jah, et sellele teemale võib läheneda mitme nurga alt, et me ju teame kõik, et siin kandis lendasid droonid, on ju, et see rünnak võib tulla väljastpoolt. Kas me selleks mõttes oleme kaitstud, see võib olla nagu üks pool, mida me seal võib-olla arutame ja teine pool on see, et kui sa elad Eestis ja on rahuaeg, et kas sa võid olla kindel, et su kodu on kaitstud või võib tulla keegi lihtsalt mingi valitsuse koosseis otsustada, et vot sinu kodu kuulub nüüd sundvõrrandamisel, on ju, ja sa pead kodust välja kolima. Et sellepärast on meil ka nüüd fookusesse tõstetud see peremehe teema üldises plaanis, et kas eestlane oskab ja tahab olla peremees. Ja kogu see peremehe vastutus, vabadus otsustada ja julgus olla peremees, et ma arvan, see on võib-olla isegi nagu homsel üritusel nagu see põhifookus, millele me keskendume. Ja. Et võib-olla sellest saabki kõik alguse. Meil Virumaal on teada-tuntud ütlemine, et Virumaa on virulaste hoida ja eks selle võiks ka igale maale kanda. Võrumaa on võrulaste hoida, see on ilmselge. See, kuidas ma näen siin selles korraldajate meeskonnas ka sellist MTÜ-d, mida ma varem ei ole silma jäänud, on MTÜ Võrumaa hoidjad. Kas mõne sõnaga võid sa rääkida ka sellest MTÜ-st või on tegemist mõne uue MTÜ-ga või lihtsalt on ta minu silma alla ei ole sattunud varem? Jaa. Hallo? No nii. Nüüd kadus Marika ära. Ei olegi midagi teha. Tuleb vist tagasi uuesti helistada, sellepärast, et mina Marikat ei kuule.
ilmselt on tegemist leviprobleemidega. Nii. Jaa, kuulen. Millegi pärast sa kadusid ära, kui me hakkasime Võrumaa hoidmisest rääkima. Ei tea, mina sind kuulsin. Et MTÜ Võrumaa hoidjad hakkasid sellele küsimusele vastama. Jaa, ma kuulsin küsimust, et eks need MTÜ-d tekivad ikka mingist konkreetset vajadusest, et inimesed tunnevad, et on vaja koonduda ja et koos midagi teha, et Võrumaa hoidjad MTÜ viimase aja üks selliseid olulisemad küsimusi on olnud see, et see Väimela veetööstuse teema, et kuidas saab tulla Vene-Iisraeli ärimees siia meie loodusvarasid kaevandama, kuidas volikogu liikmed vaatavad selle läbi sõrmede, kas siis talle ei kehtigi sanktsioonid, on ju, et selline nagu kahepalgelisus ka sellistes kohalikku elu puudutavates küsimustes, on ju, ja Võrumaa hoidjad on siis ütleme, ongi üks teemade ring ongi nendel seotud selle veeärimehe tegevusega ja nad seda MTÜ-d peab eest või vähemalt üks liige on Tiiu Ritari ja me oleme teinud koostööd nüüd ka Nursipalu küsimuses. Ja, selge pilt, eks mina olen ka kursis natukene sellest, mis toimub seal Väimelas. Tiiu Ridari on selle kohal see intervjuu ka. Me oleme temaga sellest rääkinud vist eelmise aasta sees, kui ma nüüd ei eksi. Aga läheme siis homse päeva juurde tagasi. Algab siis see sündmus teil homme kell 12.00. Kas inimesed, või tähendab, kuhu inimesed siis koguneda võiks, mis sellele järgneb, võtaks selle läbi? Jaa, et meil on siis Sõmerpalu poe ees on selline kogunemise koht. Hakkame juba nagu 11.45 või isegi võib-olla natuke varem sinna juba vaikselt kogunema. Võtame siis autod nii-öelda rivvi. Meil ees sõidab esimene masin on sinimustvalge lipuga. Tema järele me joondume. Sõidame rahulikus tempos. Tee on känuline. Kes pole siin käinud, siis me sõidame nagu sellelt nii-öelda Nursipalu alalt läbi. Aga see ongi nagu avalikult kasutatav tee. Ja panen siis südamele kõigile, et järgige siis liikluseeskirju, ja oleme üksteise vastu nagu tähelepanelikud. Siis me jõuame Nurssi, siis seal saab parkida maantee ääres ja saab parkida sellel nii-öelda vana koolimaa tee peal seal teisel pool külaplatsi. Siis me koguneme külaplatsile. Seal on väiksed sõnaautud sisse juhatavad ja siis avatakse see aruteluring. Me saame võtta siis oma piknikikorvid mingi aeg, tunda ennast hästi, arutada olulisi küsimusi ja vihma kaitseks, kui keegi kardab vihma, et homme kas vist natuke vihma siin, siis meil on sellised telgid, kus saab all ennast mõnusasti tunda, et ei pea vihma kartma. Joo. Aitäh sulle ja ma muidugi loen siis, kui me lõpetame vestlemise sellega täispikkuses üle. Nii, nüüd mainisid eelnevalt ka kohtus käimisi, kohtuasju. Kuidas on võimalik MTÜ meie, Nursipalu MTÜ, Võrumaa hoidjad, kui inimesed soovivad siis rahaliselt panustada? Facebooki lehed on vist eraldi tehtud, nende samade MTÜ-de nimelised, et kuidas inimesed teid aidata saavad? Jaa, et me oleme väga tänulikud iga väikese panusegi eest, et lisaks sellele nii-öelda suurele kohtuasjale, näiteks on MTÜ-l meie Nursipalu veel ka väiksemaid nii-öelda kohtuasju, mis on näiteks mingite metsaraiete peatamised ja nendest ei ole praegu siin aega kõnelda,
et aga kõik on olnud olulised, et Võrumaad terviklikult hoida ja meil on kodulehel on küll need makserekvisiidid küll, et kui näiteks sa homme tunned, et ei ole, kuulaja tunneb, et ei ole võimalik kohale tulla, aga tahaks seda ettevõtmist toetada, siis näiteks kütusele mineva summa võib toetusena kanda, on ju, et see oleks väga, väga märgiline ja me oleks väga tänulikud. Et meil on, lisame sinna sündmuse info alla siis veel need makserekvisiidid, aga muidugi need on olemas ka MTÜ Meie Nursipalu kodulehel www.nursipalu.org ja ma ei ole nüüd vaadanud, aga ma arvan, et need on ka olemas seal Võrumaa hoidjate kodulehel on siis nende kontaktid. Ma lisan siia saate alla ka siis kirjeldus vastavate MTÜ-de kontonumbrid ja viited nendele inimestele, kes tõepoolest tunnevad, et kohale minna ei saa, aga aidata või toetada võrukaid, siis sooviks nende võitluses ja ma loodan, ma usun, et see homne protestisõit ja tähistamine küll teil ta korda läheb, natukene vihma küll lubab, aga pigem vist on ikkagi homme ilus ilm, nii et ja kas see kellaaeg, mis on teil märgitud lõpuajaks 15.00, et ilmselt see jutumärkides siis pidu kestab edasi, et ilmselt see nüüd päris kell 3 ära ei lõppe või kuidas sellega on? Meil on pandud ja sinna orienteeruvalt lõpuaeg see kell 3, aga vaatame, kuidas meil siis, kui meil seal on tore ja sisukas vestlus, ega me siis nagu laiali ei lähe, et aga võib umbes arvestada, et kella 3-ni või see üritus nagu kestab. Aga olgu, aitäh sulle Marika Niidumaa, nii nagu tänase äkitse mõte pähe tuli, et vestleks sellel teemal, see on vähim, mida mina siit Virumaalt teha saan, kahjuks ise kohal olla ei saa. Ma soovin Võrumaa põlisrahvale siis, kuidas ma soovin, siis rahu ja armastus teile sinna ja jõudu teile teie võitlustes ja sõitlustes. Et võrukad on käinud ka meid siin Virumaal toetamas korduvalt oma esindusega, nii et jõudu teile homseks päevaks, võib-olla lõpetuseks soovid ise veel midagi öelda seoses homse päevaga või üleüldisemalt, et sõna on sinu käes või sinu päralt. Ja ma soovin igale ühele rõõmu hinge ja loodan, et see taasiseisumise päev tuleb kõigile kaunis ja ma soovin, et meie inimesed hoiaksid kokku sellistes keerulistes küsimustes ja ei mõtleks, et ei alahindaks ennast, vaid iga inimene teaks, et temast sõltub väga palju. Iga inimese panus on oluline ja kui me tahame seda olukorda muuta, mis meil on praegu Eestis ja ma näen, et seda rahulolematust on palju just sellise ülevalt alla poliitika tõttu ja ütleme, et selle elukorralduse osas üldse, siis kui me tahame neid muutusi, siis me ikka peame ise sellesse panustama ja liikuma koos selles suunas, mis me näeme, et on õige ja me peame nendest keerulistest teemadest rääkima, aga samas me võime seda teha ju toredasti ja niimoodi, et me ei unustaks sellist rõõmu südames kõiki neid keerulisi asju ka tehes. Et ma väga tänan sind, Timo, selle vestluse eest ja soovin omalt poolt ka virukatele jõudu ja ühtekuuluvust ja rahu teie kodudesse. Aitäh sulle, Marika, kõike paremat järgmise korrani ja edu
jõudu teile sinna. Ja, aitäh, et homme sõitma ja elame ja näeme. Jõudu teile. Teeme nii, ilusat õhtu jätku, aitäh sulle. Ja, aitäh, head aega. Juba homme kell 12.00 toimub Võrumaal siis taas Vabaduse tee sõit. Tähistame Eesti riigi taastamise 35. aastapäeva. Loen hetkel siis Tiiu Ridari postitust. Sõidame üheskoos Vabaduse teed Sõmerpalust Nurssi, järgnevad Nursi külaplatsil kõned ja arutamised teemal, kuidas olla oma maa peremees. Kõnelevad Toomas Kiho räägib 10 aastat tagasi alanud võitlusest Rail Balticu küsimuses ja ausa arutelu puudumisest ühiskonnas. Raul Kivi kõneleb, mis väärtusi me järeltulevatele põlvedele edastame ja kasvatuslikust lõhest, mis ilmnes Võru lastefestivalil. Raivo Paala räägib, kuidas olla oma maa peremees. Marika Niidumaa tõstatab küsimuse, kas meie kodud on kaitstud. Tiiu Ridari kõneleb Väimele olukorrast, kus Venemaa suurärimees nõuab endale õigust Võrumaa põhjaveele. On küsimus, kes peaks seda takistama, kas sanktsioonid ei kehtigi. Maarja Lõhmus räägib teemal, miks ei ole Eestis senini kujunenud välja ühiselt oluliste teemade arutamist nagu teistes Euroopa demokraatlikes riikides. Meeleolu loovad noored rahvamuusikud ja kaasa võetud piknikukorvid. Korraldavad MTÜ Meie Nursipalu, MTÜ Võrumaa hoidjad. Võtke kaasa piknikukorv ja lööge kampa. Näeme kell 12 Sõmerpalus või enne kella 1 Nursis. Vaatame tagasi ja mõtleme edasi. Meil on see maalapike, kuhu oleme sündinud ja see on meile elamiseks ja hoidmiseks antud, kuidas edasi sihti vajab igaüks. Nii, suur tänu teile, kallid kuulajad, vaatajad, palun jagage siis seda vestlust. Võib-olla on keegi, kes veel mõtleb, on kahe vahel, tahaks homme kusagile minna, midagi teha, siis homme on see võimalus Võrumaal. Suur tänu, ilusat õhtu jätku.